Meie tänase videoküsimus on, kes olid Jeesuse vastased? Ehk siis kes olid need, kes võtsid ta kinni ja lasid ta hukata? Mida nad tahtsid, mis nende põhjused olid? Kui me loeme piiblit, siis seal tuleb vastu päris palju erinevaid gruppe ja inimesi, nii et võib juba tulla selline väikene segadus, et kes kõik need olid, mida nad tahtsid, mis oli nende suhe Jeesusega, mis oli nende suhe üksteisega. Ja nendest nüüd täna natuke räägime. Kõige rohkem evangeeliumites räägitakse erinevatest juutide rühmadest, kes läbi evangeeliumi lugude olid Jeesusele vastu. Seal mainitakse ülempreestrit, rahvavanemat, kirjatundjat, variserit, kannatusloos ka veel suur kohus. Ülempreester oli juudi rahva seas kõige kõrgem juht. Evangeeliumites räägitakse mitmuses ülempreestritest, sest tollase ülempreestri Kaifase lisaks oli elus ka veel eelmine ülempreester, tema äi Hannas, kelle mõjuvõim oli suur. Ülempreestrid tulid saduseride hulgast, keda võiks kutsuda tollase aja juudi rahva juhtparteiks. Ja saduseride hulka kuulusid ka need mainitud rahvavanemad. Teine suur partei olid variserid, kes olid päris range usuline ilmikliikumine. Enamasti sealt variseride hulgast tulid siis ka need kirjatundjad, kes olid läbinud korraliku koolituse ja kes olid eriliselt pühendunud pühakirja tundmisele, uurimisele, tõlgendamisele, õpetamisele. Evangeeliumites me näeme, et need saduserid ja variserid ei alati väga hästi üksteisega läbi saanud. Saduserid pidasid seadusena ainult 5 Moosese raamatut, aga variserid toetusid lisaks tervele meie Vanatestamendile ka pärimusele ja tehtud lisaseadustele. Saduserid ei uskunud inglitesse, nad ei ootanud messiat ega ülestõusmist. Ja variseride arust nad tihti tundsid liiga palju huvi võimupositsiooni säilitamise kohta ja liiga vähe usuliste asjade kohta, kui nad tegid koostööd Rooma valitsejatega. Ja nad omandasid ka midagi sellest Kreeka-Rooma kultuurist. Sellepärast tegelikult rahva usulised juhid olidki just variserid, kes pidasid tingimata kinni Jumala seadusest, juudi kultuurist, kes lõid juurde ka veel uusi reegleid, mille järgi seda seadust pidada, mille järgi elada nagu korralik juudi rahva inimene. Ka nüüd vastuolu Jeesusele sai need 2 parteid liitlasteks. Neil oli erinevad põhjused, miks Jeesus neile ei meeldinud. Ülempreestrid ja teised võimupositsioonil rahvavanemad kartsid, et Jeesus meelitab rahva mässama. Nimelt Rooma riik oli andnud juutidele mõned õigused. Nad said pidada oma usku, oma templi. Nende ei pidanud kummardama Rooma jumalaid. Aga mingit möllu ei olnud lubatud. Mis iganes rahvatõus või rahutused võiks tähendada seda, et juudi rahvas oleks kaotanud oma vabadused. Need, mis neil veel alles olid. Ja keda siis sellest süüdistatakse? Muidugi neid ülempreestreid, rahvavanemaid, keda pidi rahvast juhtima ja rahulikuna hoida. Ja eks nad muidu olid ka natuke mures sellepärast, et see, mida Jeesus räägib ja mida ta teeb ja kui palju rahvahulki ta enda ümber kogub, et see usulises vaimus rahvas hakkab nende oma positsiooni köigutama. Variserid taas olid Jeesuse vastu eriliselt usulistel põhjustel. Võib-olla vahepeal, kui me loeme piiblit, siis meile tuleb
teki selline arusaam, et need variserid olid need eriti pahad tüübid, kellega Jeesus oli kogu aeg köies nagu vastuseisus. Aga tegelikult usulised tõekspidamised olid variseridel ja Jeesusel päris sarnased. Ja vähemalt neil on mingi kontakt kogu aeg olemas. Tavaliselt olid just variserid need, kes üldse Jeesusega midagi rääkisid, kes isegi Jeesust külla kutsusid ja tahtsid aru saada sellest, mida see õpetaja räägib ja mis on ta eesmärgid. Siiski Jeesus hoiatas variseride õpetuse eest, kutsudes neid silmakirjalikuks ja noomides neid selle eest, et nad panevad oma reeglitega väga rasket koormat inimestele kanda. Ja nad on kaotanud südame usu Jumalasse, et nad on kaotanud ligimese armastuse ja pidavad pisiasjadesse takerdudes ennast juba pühadeks, juba headeks usklikeks. Ja nii nad enam Jumalat tegelikult ei vajaki. Variserid jälle pidasid Jeesust Jumala teotajaks. Keegi teine kui Jumal ei tohi anda inimeste patte andeeks. Keegi teine kui Jumal ei tohi õpetada sellise meelevallaga, nii nagu ta räägiks Jumala suul. Ja neile üldse vastuvõetav võimalus ei olnud see, et Jeesus tohtis seda teha, sest ta oli Jumal. Vaid nende arvamus oli see, et nüüd kui Jeesus oma sõnadega, oma tegudega tegelikult tõstab ennast Jumalaks, siis ta teotab Jumalat. Muidugi ikka kõik variserid niimoodi ei arvanud. Et me loeme Piiblist näiteks Nikodeemosest, kes tundis väga suurt huvi Jeesuse õpetuse vastu ja kellest sai ka ise Jeesuse järgija. Aga enamus rahvajuhtidest, saduseridest, variseridest siiski arvas, et Jeesusest peab võimalikult ruttu lahti saama. Nad lasid ta vangistada ja tõid varahommikul suurkohtu ette, mis oli siis juutide kõige kõrgem valitsus ja kohtukogu. Eesmärgiks ei olnud leida tõde, vaid otsida tunnistust Jeesuse surmamiseks. Siiski see osutus olevat raske. Nad olid saanud küll kohale erinevad valetunnistajad, aga nad ei olnud teinud ettevalmistusi piisavalt hästi ja sellepärast need tunnistajate lood ei klappinud kokku. Ja lõpuks tõusis siis ülempreester ja püüdis saada Jeesuse käest otsese vastuse. Ja ta küsis Jeesuselt, kas sa ei vasta midagi selle kohta, mida need sinu vastu tunnistavad? Aga tema vaikis ega vastanud midagi. Taas küsis temalt ülempreester, kas sina oled Messias, kiidetava poeg? Aga Jeesus ütles, mina olen see, ja te näete inimese poja istuvat väe paremal käel ja tulevad taevapilvedega. Aga ülempreester käristas oma röövad lõhki ja ütles, mis tunnistajaid meil veel vaja on? Te olete ise kuulnud pühaduse teotust, mis te arvate? Aga nemad kõik otsustasid, et tal on surmasüü. Ja mõned hakkasid sülitama Jeesuse peale ja katma ta palet ja peksma teda rusikatega ning ütlema talle, ütle prohveti kombel, kes see oli. Ja teenrid jagasid talle keppihoope. Usuline viha läks valla. Jeesus teotas Jumalat. Ta on ära teeninud surmanuhtluse. Nüüd oli ainult üks probleem. Juutidel ei olnud õigust kedagi surma mõista. See õigus oli ainult Rooma valitsejatel. Nii et lõpuks pidi ülempreestrite ja rahvaülemate viima Jeesus Rooma valitseja, maavalitseja prokuraatori Pontius Pilatuse juurde. Tavaliselt Pilatus elas oma valitsuslinnas Kesaarias Vahemere ääres, aga ta oli paasapühade ajaks tulnud Jeruusalemma, kuhu kogunesid suur rahvahulgad, et valvata rahu ja
näidata inimestele, kelle käes võim on. Pilatust ei põrmugi huvitanud juutide omavahelised usulised tülid. Ta ei oleks tahtnud nendesse üldse sekkuda. Muidugi juudid ei saanud süüdistada tema ees Jeesust Jumala teotusest või sellest, et ta ütleb ennast olevat Jumala poeg, vaid asjast pidi tegema poliitiline. Jeesus ässitab rahvast keisri vastu. Jeesus ütleb ennast olevat kuningas. Me loeme piiblist, et tegelikult Pilatus väga neid süüdistusi ei uskunud. Öeldakse, et ta ju mõistis, et ülempreestrid olid kadedusest Jeesuse tema kätte andnud. Aga süüdistus mässamisest Rooma võimu ja keisri vastu oli niivõrd tõsine asi, et nad pidi vähemalt näitama, et ta Jeesusega midagi ette võtab. Ülempreestrid niisama alla ei andnud, kui Pilatus ütles neile, et ta ei näe Jeesuses mingit süüd. Luukas kirjutab oma evangeeliumis veel ühest lisasündmusest Jeesuse kohtuprotsessis. Nimelt, et Pilatus saatis Jeesuse veel kuningas Herodese juurde. Herodes, keda nimetatakse ka nelivürstiks, täpsemalt öeldes ta nimi oli Herodes Antipas. Võib-olla mäletate jõulude ajalt teise kuningas Herodese, kes oli selle Herodes Antipase isa, Herodes Suur, kes oli olnud kuningas tolle ajal, kui Jeesus sündis, kes oli tahtnud Jeesuse tappa, et kaitsta oma positsiooni. Kui ta suri, siis ta 3 poega jagasid Iisraeli maa-ala omavahel. Nad ei olnud iseseisvad kuningad, vaid nad allusid Roomale, nad olid, võiks öelda, nukkuvalitsejad. Nad ei olnud juudid, vaid päris Idumeast ehk Vanatestamendi Jaakopi venna Eesau järeltulijate riigist. Ja sellepärast nad polnud eriti populaarsed rahva sees. Nüüd tol ajal, millest me räägime, nendest nelivürstidest kuningatest oli alles ainult 2, sest 3., kes oli valitsenud just seal Jeruusalemma ja Juudea kandis, oli pidanud oma valitsusvõimu ära andma otse Rooma maa valitsejale, kelleks siis hetkel oli Pilatus. Ka see Herodes Antipas oli Galilea vürst ja kui Pilatus sai kuulda, et Jeesus on Galileast, siis ta saatis Jeesuse Herodese juurde, kes oli ka paasapühade ajal tulnud Jeruusalemma, et lükata probleem kellegi teise peale. Herodes oli laskumas hukata Risti ja Johannese, aga tal polnud tegelikult midagi Jeesuse vastu. Ta oli peamiselt ainult uudishimulik. Ta oli Jeesusest palju kuulnud, ta oleks tahtnud näha mingi imeteo. Aga Jeesus ei olnud selline trikkitegija, kes niisama meelelahutuseks teeks imesid. Seega ta täiesti vaikis Herodese ees. Ja muidugi kuningas ei olnud harjunud, et keegi temaga niimoodi käitub. Ta sai pahaseks, ta huvi muutus pölgamiseks, ta saatis Jeesuse tagasi Pilatuse juurde. Lukas mainib ka, et nüüd Pilatus ja Herodes said teineteisega sõpradeks. Nad olid mõlemad näidanud austust teineteisele. Ma lasen sul kohtu mõista Jeesuse üle. Ei, ma lasen sul seda teha. Ja võib-olla ühendas neid ka vastumeel sellist meest vastu, kes nõudis Jumala tahtele allumist, pöördumist, õiglust, oma elu läbi katsumist, sest see tekitas ebamugavust nende valitsejate mõtetes. Aga me tuleme siis tagasi Pilatuse juurde. Pilatus aga kutsus kokku ülempreestrid ja ülemmad ja rahva ning ütles neile: Te olete toonud minu juurde selle inimese, otse kui rahva ässitaja, ja vaata, mina ei ole teie ees teda üles kuulates leidnud sellel inimesel ühtegi süüd, mida teie tema peale kaebate. Kuid ühtegi süüd ei ole leidnud ka Herodes, sest ta on tema saatnud tagasi meie juurde. Ja vaata, ta ei ole teinud midagi, mis vääriks surma. Mina siis karistan teda ja lasen ta vabaks.
Aga see muidugi ülempreestritele ja rahva ülematele ei kõlvanud. Nad nõudsid surmanuhtlust. Mitte ainult piitsutamist, vaid surma. Nad karjusid ikka kõvemini ja kõvemini ja nad said kogunenud rahvahulgad ka endaga kaasa. Ja nii see rahvahulk Pilatuse pale õues karjus, lööta risti, lööta risti. Ja kui Pilatus ikka veel kahtles, siis nad lõid lauale viimase kaardi. Kui sa tema vabaks lased, siis sa ei ole keisri sõber. Igaüks, kes tõstab enese kuningaks, hakkab vastu keisrile. Pilatus tunti jõhkrana, isegi julmana valitsejana. Tal olid juba oma probleemid keisriga olnud, ta oma positsioon oli juba natuke kõikuv. Et ta nii palju õiglust ei armastanud, et ta oleks olnud valmis seadma selle oma positsiooni ohtu nüüd ühe Jeesuse pärast. Saagu siis juudid, mis nad tahtsid. Olgu see hoiatus kõigile, kes kavatsevad Rooma võimu vastu tõusta. Siis andis Pilatus Jeesuse nende kätte risti lüüa. Me ei näe selles kohtuprotsessis eriti õigust. Me näeme valesüüdistusi, surveavaldust, oma positsiooni kaitsmist tõe asemel. Ja see paneb ka igaüht meist küsima, kui väärtuslik tõde meile on. Millise hinnaga me oleme selle valmis ära müüma? Millise hinnaga me oleme valmis vahetama õigluse ülekohtu vastu? Kas ka meie hakkame karjuma risti löömist, kui teised meie ümber karjuvad piisavalt valju häälega? Või kas me hoiame kinni Jumala sõnast ja Jumalast ka siis, kui sellele vastatakse põlgamisega, isegi siis, kui see on meile endale ohtlik? Üks tähelepanuväärne asi veel on. Suure reede hommik oli täis karjumist, aga Jeesus ise enamasti vaikis. Ta ei hakanud ennast kaitsma, sest Jumal ei pea ennast kaitsma, vaid meie vajame teda meie kaitsjaks. Jeesus tuli andma oma hinge nende eest, kes teda solvasid ja pilkasid. Tõde ei alati karju kõige suurima häälega, aga lõpuks tõde alati võidab. Aamen.